Tere hommikust! Tulime täna Peipsi äärde Alajõele. Siin on kuivad ja kuivama hakkavad harilikud männid. Millest nad selliseks läinud on, seda ma kohe ei oska öelda, aga eks mingi üraskiline siin kahju on teinud. Mändid, näed, see mänd, need 2 tükki siin. 1 ja 2, eks ju. Siis see mänd on kuivama hakanud sealt. Ja siis see mänd siin. Üleval on täitsa kuiv. All veel rohelist oksa on, aga peremees soovis, et need kõik maha tuleks võtta. Maha sellepärast, et eks ta kohe tuleb odavam maha võtta, kui hiljem uuesti selle sama männi pärast tagasi tulla ja transpordikulud ja kõik sinna juurde maksta veel, et korraga oleks ta soodsam. Aga no, eks see üks natukene keerulisem objekt on, kuna kallakud meil ja seal on täpselt samamoodi 2 mändi, eks ju, kus on kallaku all, tõstukiga see ligi ei saa, eks peab siis ronima natukene ja vaatama, mis, kus ja kuidas, aga objekt on ikkagi ütleme suur ja siin täisteenus siis jälle raie, utiliseerimine ja kändude freesimine. Jooksvalt teen mõned videod ja pildid ja näitan teile ka, kuidas need tööd käivad. No nii, imeväel 2 puud peaaegu maas. Praegu hetkel tüükad. Need tüükad langetame ka sinna ja saame pärast selle kraanaga kätte ja viime ära. Kõik on nagu imelihtne. Anna ainult füüsilist hagu ja töö saab valmis. No nii, siin on näha, et nii, suur palk on seal, aga jupi haaval ei taha, ei viitsi, ei jaksa välja tassida. Mõtlesime välja väikese lahenduse. Lahendus näeb välja selline siis. Sinna on pandud köiejupp. Puu otsa on pandud ankrupunkt. Väike. Nii, siis siit läheb edasi ja siit läheb Fordi. Vaatame, proovime seda välja tõmmata. Ja see siin ei ole külmavill. Hakkurist viskas tagasi korraliku kaika. Nii et ilus vaadata kohe, mõnus tunda. Ja ongi palgid üleval. Ja suured pikad palgid on üleval. Jäi 30 centimeetriseks jupeldamiseks ära. Arvasime, et peame terve päev tassima, aga tuleb mõistus tööle panna. Ja ongi objekt valmis. Kännud reisitud. Siin need korjame kohe peale. Ja lähme edasi. Ja näe, seal ja seal. Randa kõik korras. Nii nagu peab. Tahad ohtlikku puuraiet, võtta ühendust, teeme ära.